olenevalt kultuurist, eks ju, kas siis kilemajas, klaasmajas, lavatis või aknalaual. Siin on mul paar pilti. Olete aknalaual kasvatanud? Eks ju, taimed millegi pärast vaatavad kõik aknast välja, et enamasti kui lisavalgust ei ole võimalik anda, siis kipuvad kas välja venima või siis jah, vaatavad aknast välja. Lava, kui kasvuhoonet ei olnud, siis see lava mingil määral aitab, aga nagu seda lava, ütleme, taime nagu kiiremini ja ütleme natukene suurema pinna jaoks saada, eks. Aga see lava on üldiselt üsna sihukene tülikas ettevõtmine. Et kui te siin nüüd vaatate seda, siis siin on vanad aknad, eks ju, kortermaja aknad. Nüüd selleks, et need taimed siin ära ei kärksaks, te peate kohe õhutama. Nii kui päike välja tuleb, peate te akna natukene irvakile lava tegema, et taimed üle ei kuumeneks. Külmaks läheb jälle kinni panna, eks ju, katta, ööseks katta ja ütleme palju mängimist on tal. Ja kui teil taimi väga palju vaja ei ole, siis nüüd sellepärast ka seda lava ehitama hakata ka ei ole just mõtet. Pigem siis juba ehitage kasvuhoone, saate seal mõnusamaid kultuure kasvatada. Siin on üks niisugune väikene skeem, et kus kohas siis taimi ette kasvatatakse. Siin topeltjoonega on tähistatud need skeemid, mida siis ka suurtootjad kasutavad ja siis selline koduaiapidajad on ka. Taimed, ette kasvatatavad taimed võivad olla põhimõtteliselt kahte tüüpi, kas siis krundis kasvanud niinimetatud avajuursed taimed või juurepalliga istutatavad kassetitaimed. Ja taimi siis kasvatatakse ette kas siis külvikastis, kassetis, potis, eks ju, lavas, kasvuhoones nagu mullas, avajuursetena. Ja siin on mõned pildid näitena, eks ju, siin on arvaks, et sibul kassetis. Aga sellest ma räägin natukene hiljem. Siin tomatid potis ja erinevad kastid, karbid, mida on võimalik siis kasutada. Siin on siis näha külvikastis, mis iganes taimed seal on, siin on üleval on porulaugu taimed sellises kastis. Natukene jõukamad olete, siis võite kasutada turbast pressitud potte, mida on võimalik siis kohe koos potiga mulda panna. Või siis niinimetatud džifipotte. Ma usun, et te olete võib-olla neid kaupluses näinud ka. Ma lasen selle ringi käima, see on küll kuivad siin praegu. Aga on siuksed väikse võrgu sees tabletid. Osad kindlasti on vist näinud, eks ju. Ja siis need, kui mingiks ajaks vette panna, siis nad paisuvad üles, eks ju. Või siis ka kastetakse neid nagu järk-järgult, nad paisuvad üles ja sinna võib siis seemne sisse panna, aga minu isiklik arvamine on, et köögiviljataimede kasvatamiseks on see ikka natuke liiga kallis lõbu. Kassett. Pildi peal kapsad sees, nagu näha, on kapsaseemne idanevus 100% laias laastus. Ja siin on taimede kassetis ette kasvatamise juures on väga oluline, et te pidevalt jälgite seda valgust, temperatuuri, niiskust, et te ei, ütleme, kui teil on taimed potis või kasvuhoones seal krundis, külvikastis, siis ei ole see probleem nii suur. Aga kassetitaimede puhul on valgus ja temperatuur ja niiskus väga olulised. Kasseti probleem on see, et see mulla substraadi maht on niivõrd väike, see on 12 kuni 30 milliliitrit on seda turvast. Ja see kipub, kui teil on näiteks akna laua peal või kasvuhoones lavati peal, see kipub ruttu läbi kuivama.
ja kassetitaimi näiteks kasvuhoones, kui tootjad kasvatavad 2, vahel isegi 3 korda päevas peab kastma. Et suuremas potis kasvatamisel ei ole seda probleemi. Valgus on oluline. Mis siis juhtub, kui temperatuur on liiga kõrge ja valgust vähe, eks ju. Kapsataimed on 10 sentimeetriste vartega enne idulehte, eks ju, nagu selle pildi peal. Et sellist asja tuleb ka vältida, sest ausalt ütles sellise taimega ei ole enam mitte midagi teha. Nüüd ütleme nii, et keskvalmiva kapsa annaks sellest isegi veel välja poputada. Aga kui te näiteks lillkapsa või spargelkapsa või kaalika taime lasete niimoodi välja venida, siis ei ole selle poputamisel mõtet, seda ei ole mõtet välja hakata istutama, sest sealt ta saabki nii ei saa. Sest need on sellised kultuurid, eriti just lillkapsas, spargelkapsas ja ka näiteks Hiina kapsas, mis igasugusele sellisele stressile ettekasvatamisel reageerivad sellega, et nad ei moodusta korralikult lehekodariku ja hakkavad õitsema. Tekib selline niinimetatud ennakõidumine, mis me siin enne kaalika puhul rääkisime, eks ju. Ja sellisel juhul need taimed hakkavad ennakõiduma. See on kurgitaimed siin, ühe tootja juures. Kasvuhoones kasutas pulleriaani ahju, teate küll, mis on, eks, kütmisel ja mis iganes, tuule suund muutus, hakkas pulleriaani tõmmanud korralikult korstnast välja ja ajas seda vingugaasi kasvuhoonesse sisse. Öösel käis kütmas või midagi seal, ta kas siibriga või midagi juhtus, nii et hommikul kasvuhoonesse läks puhas hukk. Ühesõnaga vingugaasi või CO mürgitus taimedel. Kui kassetti ei taha osta, ei raatsi või ei ole mõtet, ei ole neid taimi nii palju, siis on, ma ei tea, kui hästi piltide pealt näha on, aga ala kohupiima või jogurtitopsid. Olen näinud kasvatajaid, kes need tetrapakid, jogurtid ja piimad ja mis iganes tetrapakid pooleks, alumine pool ilusti võimalik kasvatada taimedeks ja ka ülemist poolt on võimalik kasutada, kui panna hästi tihedalt näiteks kasti kõrvuti. Täiesti toimivad. Põhja peate augud tegema kindlasti, eks ju. Ükskõik missugustel nõud te kasutate, põhjas peavad augud olema, muidu kastate üle ja juured ei saa hapnikku ja taimed hukkuvad seal. Kilekotte on kasutatud, kuigi ma seda ei soovitaks eriti. Piimapakke, kilepiimapakke on kasutatud. Miks ma nagu neid hästi ei soovita, on nagu see teema, et ütleme nii, et kui te panete niimoodi nad paika ja te ei liiguta neid, ei ole midagi. Aga nii kui te mingil põhjusel tahate neid ümber tõsta, siis te liigutate kilekotis seda mulda, eks ju, ja katkestate neid peenikesi taime juuri seal ja see ei ole hea. Munarestid, täiesti reaalne, võimalik kasutada selliste väiksemate taimede, salatitaimede kasvatamiseks. Siin on siis üks pildiseeria, see on küll netist mul võetud, aga põhimõtteliselt mina kunagi tudengipõlves sai ka lepinguga kurki kasvatatud ühele konservitööstusele ja kassette ei raatsinud osta, siis oli, ei mäleta, kas see oli õlle või viinapudel, aga ja tühmi muidugi. Need klammerdaja, eks ju, käärid, pudeli põhja ümber, ajalehe, mitte terve ajaleht, vaid poolik ajaleht, paar ringi peale, klammerdajaga serv kinni ja väga ilusad ajalehest potid. Täiesti võimalik teha.